paar sõna räägi endast, et kuidas sa üldsegi sattusid sellise vaimse maailmaga kokkupuutesse ja millega sa täna tegeled ja mis on su põhilised sellised teemad, millega sa täna ise tegeled? Vaimsesse maailma sattusin läbi mehe kaudu kuidagi, aga kunagi mind on alati see kõnetanud. Nagu läksin õppima, ma hästi selline läbi impulsi nagu kuulen kuidagi, kui keha juhatab, aga siis tol ajal ma veel niimoodi ei osanud kuulata, aga Kundalini joogast alustades kuidagi miskit nagu ma otsisin siis. Ja siis peale seda tundsin, et mul on, et midagi on veel, midagi on vaja veel sügavamale minna kehasse läbi nagu naiseliku sellist pehmuse, et see minu jaoks see Kundalini oli natuke liiga, aga see aitas mul püsida nagu kuidagi erktunne oli rohkem, see oli minu esimene kogemus, kui nagu peale seda, mis enne ma olin elanud selles programmis, peremustris, et kodulapsed, midagi rohkem ei eksisteeri, selle tunne tegelesin rohkem, aga sealt hakkas see vaimne pool otsimine, midagi hästi palju tegelesin vaimu osaga, aga ikkagi kehaga jäi pühendus, ikkagi puudus. See kõik oli nagu automaatne, see Kundalini, ma tundsin minu jaoks. Ja siis läbi ühe mentori Venemaalt sattusin ja seal, kus ta segas oma selline miks oli, kus on tao praktikad ja kõik tantra, kõik selline läbi häälejuhatuse. Luzumis tegin ja see kuidagi alguses oli ebatavaline, sest see oli nii aeglane võrreldes joogaga, Kundaliniga. Aga ma jällegi tundsin, ma kahtlesin alguses, kas ma võtan selle programmi, aga ma nägin unes läbi mingi hologrammi, teda kuidagi tuli, mul vahel tuleb niimoodi. Ja siis ma lihtsalt tegin, nagu joogasse läksin, lihtsalt läksin ilma miks, mida, mis asi see on. Et vahel üllatavalt, kuidas mu hing niimoodi juhatab, kuigi ma arvasin, et ma pole ühendust, aga tundub, et on alati juhatanud mind. Lihtsalt vahel ei kuule, aga õnneks need sammud on mind aidanud ja tulla rohkem just see kehaga tegelemine on väga oluline teema praegu on olnud ja et kehasse tulemine ja et hing, keha ja siksuks saaks üheks tervikuks. Kuidas veel need praktikad on mind aidanud läbi pehmete liigutuste kuidagi mul avanes kõik see, mingid asjad tulid kehast välja. Ma hakkasin tundma seda nagu sellist haavatavat naiselikkuse poolt, mida kogu aeg ma kaitsesin kõige eest. See on olnud mingi 10 kuud tegin seda. Aga ma segan vahel korraks, et me rääkisime nendest, et nüüd tuli see naiselikkus ja aeglane liikumine ja pehmus, et me rääkisime ka, kui me räägime naistest, siis on erinevad naiste, ütleme füüsilises kehas on siis erinevad naiste haigused või nagu sümptomid, eks ole. Ja üks nagu teema ka, mida me rääkida kavatsime, olidki need naiste müoomid ja tsüstid. Et ma tean, et väga paljud noored naised täna ja naised erinevas eluetapis siis
hormonaalsetele kõikumistele ja muudele elustiili valikutele kogevadki väga palju ebameeldivaid selliseid moodustisi oma emakas ja üsas. Arstid loomulikult teavad oma põhjuseid, miks need tekivad ja teadupärast öeldaksegi, et need on nagu normaalsed asjad, aga samas ikkagi kui on füüsilised valud, kui sul on seal PMS, eks ole, kui menstruatsiooniga on sul valulikud menstruatsioonid näiteks või kõhuvalud imelikud või juba segab või sul on see kõhukene ees, eks ole, et siis ju ongi see keha nii-öelda sõnum vaadata kuskile poole ja mingit moodi nagu abi paluda. Lester Levenson näiteks ütleb sedasi, et me saame abi sedavõrd, kui me usume, kuidas me abi saame. Et kui inimene usub, et ta saab abi arstist, siis ta saabki abi arstist, eks ole. Kui inimene usub, et ta saab nagu mõtte abil või teadvuse abil tervendada oma keha, siis ta saabki, eks ole. Või siis, kui inimene usub, et keegi nii-öelda posija või mingisugune vaimne praktika teeb ta terveks, siis see nagu teebki terveks, et see, mida sa usud, see siin nagu tervendab. Kuidas sina nagu oma nende teemadega tegelesid või kuidas sa leidsid selle õige tee ja mida sa nagu ette võtsid nende asjade lahendamiseks nii-öelda? Nagu lahendamine on hästi mehelik, on ju. Et ütleme, et hästi mehelik, et mina olen ka näiteks ise tavaliselt ma alati, kui on mingisugune sümptom, siis ma ka nagu vaatan iseendasse nagu hästi ja küsin endalt küsimusi, et mis on need asjad, mis on nagu viinud mind sinna, mis on nõrgestanud minu keha, et mida ma olen teinud selle jaoks, et mul täna on see sümptom või tegemata nagu jätnud või kaasas kandnud. et see on nagu minu selline lähenemine olnud, aga nüüd ma soovin, et sina jagaksid oma seda valemit. Mul on suht sarnane, aga huvitav, mul on praegu see ka teemaks, et hästi tihti, mis on mul tulnud, ma ei ole tahtnud kas või see postitusele vastata, hästi hoian tagasi kõigele üldse maailmale, nüüd kuidagi olen liikunud sinna, kus ma ja läbi impulsi lihtsalt lasen selle mõtte, lihtsalt vastan ja see viib kuskile alati ja nii kuidagi on päris huvitavad sünkroonsused kogu aeg, päris elu nagu päris olen väga tänulik, ma just vahel naeran, et Jumala mängule, et kuidas ta nagu niimoodi juhatab ja mina olen samamoodi, et minul esimene see, mis oli see myoom, siis ma olin esimese lapse juba sünnitanud. Ma üldse ei teadnud oma keha asjadest väga midagi, ma keskendusin ainult kodule ja lapsele kõik muu. Mis oli järsku, mul hakkas niimoodi jooksma nagu kõik see, ma olin šokis ootamatult, ma võib-olla lihtsalt päevad kõik tegid, panid, tead nagu automatismi peal olin ja lihtsalt kui ühel päeval oli nii palju, et ma viimasel hetkel ma veel ei tahtnud isa minna haiglasse ja õnneks jälle vedas, et mul mees oli kodus ruttu haiglasse. No siis kohe oli sekkumine, sest enne seda mul ei ole üldse probleeme olnud. Ma isegi ei mäleta, et kus mul olid rohked need mõtle üldse ei olnud kontakti. See on nii uskumatu, aga nii tihtipeale naised on ju, kuigi praegu on nagu teadlikkus suureneb. Aga see oli see esimene, aga siis ma nagu ei osanud. Käisin operatsioonil ära ja oligi kõik ja mingiks ajaks, kuigi arst ütles, et on vaja mingid hormonaalasju võtta ja ma ei olnud, ma olen selline alati olnud, et arst ütleb, ma olen vist väga halb patsient, ma kuulen teda, siis mul on mingi paus enda sees, ma võtan vastutuse nagu ise
see on nii hea, et ma kohe kuulan, ma väga austan ja olen tänulik, et noh, väga suur abi. Arstiteadus ikka on võimas, aga ikkagi ise vastutan oma tervise eest, et nad teavad, kuidas lõigata, kuidas anda ravimid, aga teraapia on ikkagi see, kus see kõik tuleb ikka psühhosomaatiline, jah. Hiljem ma ei mäleta, kui kaua aega möödus, siis mul uuesti tekkis. No ma vaatasin, siis on mingi märk. No siis ma olin juba endaga tegelenud, võib-olla mingi 4 või 3, ma ei mäleta üldse enam ajaliselt. Siis ma juba sain aru, okei, see on juba mingi märk, et ma ei ole kuulanud, ma ikkagi neid signaale olengi eraldi olnud oma kehast. Siis hakkasin samamoodi küsima, mis see mulle, no ma pidin jälle minema operatsioonile, sest mul, no siis ma nagu kartsin, sest esimene oli väga hirmus, et mul reaalselt, ma verekaotus oli lihtsalt, ma mõtlesin, no ikka keha mäletab, kardad, et ei hakkad riskima, et ma ei lähe operatsioonile. Aga kõik muud võtsin vastutuse, esimene asi hakkas, et võtsin ise vastutuse enda eest, et vaatan enda sisse ja kuulen ennast, mida mulle tahab rääkida. Ja ma tundsin, et see ei ole lihtsalt nagu põlv ja mingi emakas, rinnad, need on elusad, iga organ nagu, iga keha osa nagu, iga rakk nagu räägiks meiega, ta nagu salvestab, mingi mälu on. Ja ma tähelepanuga läksin oma naiste organid, kus mul need tekkisid, emakas ja tunnetasin, rääkisin, küsisin, nagu sina ütled samamoodi, ja mul tulid ka vastused sellega seoses, et kogu aeg proovid nagu see ebakindlus, kogu aeg tahad võita seda armastust läbi tegevuste, ma siis kogu aeg ainult tegutsesin. Kõik tegid teiste heaks, et saada seda kiitust ja kinnitust või mis iganes, see ongi nagu eemaldud endast. Sest see on väga suur side ikkagi, noh, naisel emakas ja see naiselikkus, et see oli, ma täpselt enam ei mäleta, mis hästi palju mul tuli üles kõik. Nii nutsin ja olin nii tänulik kuidagi, et see kontakt tekkis, see on väga oluline. No oligi ja alguses võtsin vastutuse, ei andnud, noh nüüd tehke midagi, ma ei tea mitte midagi. No et reaalselt hakkasin vaatama, nagu suunama oma tähelepanu sinna. See on väga oluline, sest ma ei ole eraldi sellest oma kehast, et keha alati räägib meiega. Nüüd aina rohkem ma õpin kuulama. Ma tunnen, et olen sellises kohas, et enam valetada ei saa endale. Vahel mõtlen appi ja samas olen õnnelik, et nii on. No palju lihtsam on. No näide, on sul mõni näide? Väga palju, kas või toiduga on ja unega ja igasuguste trennidega. Ma olin selline päevade ajal, mul ükskõik mis oli, ma lähen kas või jalg pool vigane. Ma olin selline enne see pitsutaja, ma saan, ma olen tugev. Nüüd ma olen, no see on kuidagi kasvanud selles, see ei ole niimoodi, see mõttes mitu aastat aega. Ma isegi läbi selle naise praktikatega ma ei olnud veel valmis lõpuni muutma ennast nagu. Kuigi kõik need suunad, et ei olid olemas, ta alati juhendas, aga ei, mingi osa tegin ära. Siis oli nagu mingi, kõik ei olnud veel ja siis mingi jah, kuidagi lihtsalt tunned, et kui oluline on keha
hing läbi keha saab ennast ju realiseerida, et kui mulle kehas on ebamugav ja ebaterve olla ja ma pidevalt ignoreerin, siis ma ei saa siin, kuidas ma üldse saan kogeda seda maailma niimoodi, nagu ma tulin siia kogema. See on nagu jääb pinnapealne illusioorseks väga minu jaoks. Siis ma sellepärast võtsingi selle, et ma ei saa endale valetada enam. Kas ma tahan veel igasuguseid haigusi, ma ei tea, mis iganes seal vahepeal lihtsalt, kui mul olid need asjad, siis mul mingi aeg oli veel, tuli ju see kilpnääreg. See oli ka kolmas asi, mis tekitas hirmu siis vaikselt. Ma lihtsalt olin tänulik, et hea, et sellised nagu võib öelda lihtsamaid asjad, et kui ma neid väiksed neid ei kuule, mis alati meid ju kogu aeg suunatakse, me ei kuule, lihtsalt ignoreerime, tähtsustame midagi muud kui ise ennast. Et kuigi ma ütlen, ma olen selline olnud, kes mul ei ole head eeskuju, mu ema oli ka alati elas nagu teistele aga lihtsalt need väiksed sümptomid panid mind vaatama enda sisse. Aga mida sa nüüd teistmoodi selles valguses teed, et kui sa ütled, et alati tegin kõike teistele, siis kuidas sa selle siis ümber pöörasid, et ma saan aru, et sul oli selleks ajaks juba perekond ja mees ja võib-olla töökaaslased ja vanemad ja emad ja äiad ja kõigil on omad ootused juba, nad on harjunud, et sa oled ühtemoodi see Jarek Naas, kes teeb seda ja teist ja kolmandat, et kuidas sa siis selle ümber pöörasid või mida sa siis nagu teisiti esimesena tegid või tänaseks teed? No see oli ka ikka jälle, ma ajaliselt jälle kui keeruline, sest kogu aeg ma tegelen nagu hästi palju, vaatan igasugune, mis väline tuleb, isegi kui alguses ei osanud vaadata, kannatagu, aga ikkagi võtsin selle aeg, läksin oma ruumi ja vaatasin seda. No hästi hoidsin enda sisse muidugi, mul oli see oma, ma ei teadnud, et ma ei väljendanud. Sellest see või kilpnääre see asi oli ka, aga õnneks sain selle oma jälle tahtega iseennast nagu tervendasin. See oli see võimas, kui võimsad ma tegelikult olen, ma lihtsalt tuleb tahted. Mul vahepeal oli see tunne, et tahakski siuke ja mingi invalid olla, anda vastutuse ära, saamatu, nii mugav. See on kuidagi mitte mina, vaid nagu kuidas ta saab isiksus või kes on saanud no konstellatsioon ütleb, et sa lähed ohvri rolli, jaa. Päästke mind. Jah, no see ongi isiksus. See ongi see, et sa ei võta vastutust. Sa lähed lapse tasandile. Ja siis tundub, et seal on lihtne sinna minna. Aga jah, see võttis väga pikalt aega selleni jõuda, just see eneseväärtustamine. See on siiamaani vaikselt, see ei tule niimoodi, mõnel võib-olla võtab, ajaliselt kõigil on nii erinevalt, me ju kõik erinevalt kasvame. Ja see isiksuse, mitte isiksuse, vaid see eneseväärtustamise hakkasin tegelema. Sellest teadmisest ainult ei piisanud, kui ma sain aru, et ma juba töös seda märkasin, oma piirid ja see oli väga keeruline, võttis kõvasti aega, aga ma ei tea, kuidas ma selle tegelesin teadlikult iga kord märgates, vaadeldes iga kord nagu jälle vaatad endasse läbi teise triggeri, kes nagu ega teine inimene ainult näitab neid kohti. Ja siis ma vaatan, miks ma nii tunnen, kus see tuleb, samamoodi küsimustega, ma alati olen küsinud ja siis mingi tunne kehas, siis ma küsin,
hästi tuttav, kus ma seda nagu okei, see on praegu see hetk, aga midagi on kuskilt see tulnud, kus ma nagu tunnen, tuleb jälle lapsepõlvest, ma jälle kogen samu asju, siis elad selle välja hetkes ja tead iga kord niimoodi. No küsid iga kord ja vaatad, tunnetad, see tunnetus just väga oluline. Et sellepärast ma alati oma töös ka juhendan, et nagu oma tähelepanu keha tunnetusele hingasin ja niimoodi õpidki vaikselt ühenduma oma kehaga ja hing saab rohkem kehastuda. Et muidu see kontakt on hästi kaootiline, on olnud kogu aeg. Kord on, kord ei ole. Aga mida sa soovitad nüüd inimestele, kes võib-olla täpselt samamoodi lähevad regulaarsesse emakakontrolli naistearsti juurde ja saavad mingisuguse sellise uudise osaliseks, et neil on mõni müoom või tsüst, mis on suuremaks läinud. Võib-olla on nad kogu aeg sellest teadlikud olnud, et arstid ütlevad, et midagi ei ole teha, et need tulevad ja lähevad, et kui nad suuremaks lähevad, et siis me tegeleme sellega, aga et see ongi see hormonaalne fluktuatsioon, et aga siiski, et kui nüüd naisterahvast ennast see ikkagi nagu häirib, et ta tahaks sellega tegeleda, et mis sul on nagu sellised esimesed soovitused, et mida nagu, mis on sinu soovitus, ütleme, et sellist 4 nagu, mis sul nagu tuleb kohe hetkega, et mida tema kohe nagu saaks teha, et seda olukorda kuidagi moodi nagu hakata otsast harutama. Ja, mul on olnud isegi selliseid kliente, aga lihtsalt käeliselt on, nad annavad nagu vastutuse ära, ma saan aru, see tekitab hirmu, et muud moodi ei saa, ikkagi arst teab paremini. Aga meie sees on ka kehatarkus ja et iga sümptom ju tuleb meile näitama, nagu räägib meiega ja läbi valu ta nagu tahab näidata meile midagi, et vaata enda sisse, see loobki kontakti endaga, see on ka mõnes mõttes tänuväärt, et muidu üldse ei kuuleks võib-olla. See kehatarkus. Ja kehatarkus, jaa, see on olemas, see tundub, mõistusel on palju ebaselge tundub, aga tegelikult on lihtsalt see minu jaoks oli see esimene, see vastutus, mina vastutan oma, see ongi täiskasvanu olemine. Seda ma ka praegu kasvatan rohkem, saan täiskasvanuks, siis see võttis ka aega sellest, kogu aeg tahtsid ohvrisse. Tundsid, kuidas see tõmbab ikka, ei taha ise, et lihtsalt keegi annab, lõikab ära, annab sulle pilli või teeb sinu eest midagi. Ise väga ei oska, ei taha. Hästi sellel lapsik. Selles on muidugi väga lihtne olla, ma ise tabasin, kui lihtne on. Et vahelt tajun, kuidas on mõned inimesed, miks niimoodi valivad. Aga see vastutus ja läbi küsimuste. Isegi kui see vastus kohe ei tule, aga see tuleb alati. Me ei tohi ju oodata, et kohe nüüd peab see vastus tulema. Aga jah, tuleb ja siis vaatad enda sisse. Võib-olla mõnele kõlab niimoodi, mis mõttes vaatan, aga see tähelepanu vaatad nagu suunad enda kehasse oma tähelepanu. Ja selleks ongi vaja võtta aega ja aeglustada. Vahest haigus aeglustab meid. See oligi vaata selle Hildnäär nende kõikidega, ma tajusin, kui energiat
täitsa uskumatu, ma isegi, kõik on energia, mis iganes, et ma ei suutnud isegi mõelda minna kuskile, isegi autosõit tundus see kõik ju, et meie kõik, kogu energia on ju siin. Emakas ja kiltnääru, kõik on hormonaalne süsteem, vaata kõik väga oluline, et oleks korras. aga nüüd, mis sa ütled, et naistele, kes hästi ütleme, et kuidas see kokku käib, et naised, kes hästi palju nagu teevad jõudu ja jõusaalis ja kogu see nagu see asi, et kuidas see nagu selle voolavuse ja selle naiselikkusega ja selle kehatarkusega nagu kooskõlas võiks käia, et öeldakse, et igal siis tsüklilisel perioodil on oma toiduained, millest toituda, tegevused, mida teha, ka spordi, siis sport ja liikumise viisid, et kuidas on nagu kõige optimaalsem, et seda hormonaalset tasakaalu nagu toetada, et ma kujutan ette, et kui sa oled oma kehaga väga kontaktis, siis ilmselgelt see ongi väga selline spontaanne see igapäevane liikumine, et sa ei saagi öelda, et ma esmaspäeval, kolmapäeval, reedel on mul pilates, teispäeval, neljapäeval ma teen jõuksi ja muidu ma jooksen 6 kilomeetrit, eks ole. Ja et võib-olla see naise tsükkel tundubki nagu natukene naised, et emotsionaalne või natukene selline loominguline või nagu freestyle, nagu ütleb minu elukaaslane. Aga see ongi see kehatarkusega kooskõlas, et iga päev on erinev ja kui tsüklis on nii palju päevi, siis iga päev lausa võib täiesti olla midagi, tuua mingi täiesti omasuguse liikumise, nagu sa ka täna tulid ja ütlesid, et sa tahad nagu väga vaikuses olla. Et see on täpselt sama, et ka samamoodi suhtlusega on see, et need 4 erinevat siis tsüklilist faasi on omavahel nagu ka seotud sellega, et üks faas oled sa selline, et sa lähed ja teed ja toimetad ja tunned, et oled maailma, võtad selga ja lähed ja lammutad, eks ole, täiega nagu, et nüüd ma lähen, on ju, seda olen teen ja siis nagu, ja siis oled hästi nagu kreatiivne enne seda nagu lood, on ju, siis hakkab vaikselt allapoole käima, siis oled täitsa nagu vaikuses, siis on sul see loomise aeg, kus midagi ei ole, ta peab ju nullpunktiga minema, et täitsa ennast maha laadida, on ju, see energia peab ju uuesti tulema tsüklist täitsa uuena ju sündima, eks ole, et hästi huvitav, kuidas me tegelikult oleme nagu loodusega ka hästi kooskõlas, et see ilmselt ka nagu sellele hormoonidele ja jälle see kehatarkus, eks ole, et kõik see teooria on nagu üks asi, aga see kehatarkus on ikkagi ülim ilmselt naise tervise, terviklikkuse nagu ja õnnelikkuse ja oma tee käimise taga. Ja mul tuli see taipamine praegu, et kui sa rääkisid sellest kehatarkus on ju, et siis nagu meie keha ka läbi kõikide nende sümptomite, mida ta avaldab, nagu hästi suunabki ja õpetab nagu oma seda hingeteed käima või oma saatust või oma seda kõrgemat potentsiaali siin nagu realiseerima, hästi huvitav on ju, et isegi keha nagu toetab meie teekonda, et aga kui me sellesse ohvrisse läheme, et et tegelikult see, et sa võtad oma elu ohjad enda kätte, see on eesti keel on ju, võta need ohjad enda kätte, aga me tahame selleks tüdrukuks, tukatrinnuks või selleks ohvriks minna, et neid päästetaks sellesse tüdruku sellesse stereotüüpi. See oli arhetüüpi. Päris huvitav. Ma mõtlen, kui sa küsisid, kus sa oma elus oled, ma olengi praegu seal, kus sa vaata ajaliselt ei oska ka, see on üleminekuga. Sa teed nii kaua, kui ühel hetkel sa nagu, praegu olengi uskumatu see kõik, mis sa rääkisid. Iga päev on erinev, ma tunnen kuidagi nagu lainetab siit, siis mõni päev entusiasmis, kui tunnen, nüüd ma lähen, räägin, teen, niimoodi läheb. Vanasti ma lihtsalt elasin, kõik see tuli, aga ma
ma tegin ikka oma asja nagu tead nagu ikka sõdalane korralik. sõdalane jaa, aga Nõukogude naine. no täpselt ja ei, et see, et sisse lülitada oma see hingeteega, see oli ka minu see taadused ka, mul on olnud pikalt, aga need alati kohe ei töötanud nagu need manifestatsioonid, mis iganes, see tuleb ju hiljem, sa pead selleks ju midagi tegema ka, mitte ei pea, vaid sa liigud, sa paned neid seeneid või kuidas ta nimetatakse ja mitte läbi nüüd ma pean nüüd läbi kohustuste, vaid läbi pehmuse just. Ma praegu ka nagu õpin seda tagasi vaata, et mitte, et no ma nüüd kohustan, vaid ma neid praktikaid, kas või mis ma teen naudin üle pika aja nagu, sest see ei ole enam, see on lihtsalt üks hetk, kus ma olen üks selle jumalikkuse iseendaga ja see on selline rahukoht, kus kõik hakkab looma, kus on kõik, mida ma otsin selles hetkes. Muidu ma tegin kõik no pean mõistusega rohkem. Nüüd ma ei tee mõistusega, ma praegu olengi selles kohas kuidagi nagu päris huvitav, kuidas see kõik läheb, nagu ma ei taha öelda lihtsalt, see on mõistus on ju, aga huvitav, et ma alles nüüd olen seal seda avastamas, nagu mis sa kirjeldasid, nagu kuulen ja märkan neid kõik laineid ja päev, iga päev ja samas ma läbi selle õpin, kui keegi väljaspoolt näiteks mees on harjunud, et ma isegi enam ei seleta, sest nad on harjunud, ma kogu aeg seletan, hästi palju olen põhjendanud ennast, seletanud, kaitsnud, mul on see nii tugevalt sees olnud. Nagu tahan seletada, et nagu läbi põhjendada kõik ja tegelikult see on ka hästi mehelik. See ei ole väga ei tahaks eristada mehelik, naiselik, lihtsalt et sellega ma ka tajusin, et see kaitsmine on hästi mehelik. Et pigem nagu oled vaikuses ja need märkad neid kohti, kus on sinu piirid, siis alles saad märgata. Muidu nagu mehed tavaliselt hästi palju, hästi mehelik oli minu see kaitsmine. Ja mille eest just, ja mille eest ja see ei viinud mitte kuskile. Et kes tunneb, et ta peab kaitsma ja kes tunneb, et ta peab seadma nagu selles mõttes nagu piire, et kes tunneb, et ta peab selgitama, et kes see on, kes see tunneb sinu sees seda, et no see on see jälle see, kes tunneb süüdi milleski, et ta teeb nagu justkui midagi valesti, kui ta võtab elu ohjad enda kätte, on ju jälle, et see on ikkagi jah, see on ka hingele päris koormav olnud, aga see on väga pikalt olnud, ma isegi ei osanud, sest see oli nii harjumuspärane. Mõni hetk, kui ma teadvustasin, ma tegin nii, siis automaatselt, kui ma ei olnud nagu kohal, sest need pausid on alati head. Üldse, kui me kuskil, et nagu korraks mitte kohe vastad, ma mõtlen, mul on mehega suur kasv on olnud, see on ka see teekond olnud kooskasv, temaga tegeleb, aga suhtes su kasvad kõige kiiremini, ma ütleks. Ja suhtes ei saa sa ust kinni panna ja öelda, et ma helistan sulle siis, kui ma tahan. Või ma võtan toru siis, kui mul hea tuju on või ma näitan ainult endas seda poolt, mida ma maailmale nagu tahan näidata, seda ideaalset argnaasi. Ja siis ülejäänud aja, kui mul ei ole nii tore olla endaga või mul on mingi emotsioon peal või mul on mingi raskus, et siis on ju alati võimalik inimesega, kellega sa koos ei ole või koos ei ela, on võimalik alati nagu selle poole eest, seda poolt mitte näidata endast, on ju. Ja tihtilugu tegelikult ikkagi
paari suhtes sa tegelikult ikkagi näed ennast kõige paremini tõesti, et see kõik need kohad, näed, kus sa muidu varjud, on sul siin peegli peal on ju, see kõik tuuakse sulle, igasugune väikegi vari sinust, mis ei ole jumalikkuse valguses veel nagu armastuseks ja vabaduseks lahustunud, siis tuleb see nagu esile, jumala pull, see on võimas ja tegelikult on nagu ego tahab kogu aeg nagu joosta minema on ju, ja kui mingi raskus tuleb, see oli ka ja et ego ütleb, et nüüd ma lähen minema, ei nüüd ma teen seda, nüüd ma teen kolmandat ja vahest kui sa oled teadval, sa vaatad seda, mida ego räägib, mine metsa, kuuled nagu mis asja ta kõike räägib ja vaatad ja mõtled täitsa lõpp, aga kui mina ei eristaks seda praegu ära ja oleks emotsioonis, see on kollektiivne, see on ju kollektiivne, see juhtub meie kõrvalmajas, see juhtub siin naabri onu Ülo ja tädi, ma ei tea, Milviga, eks ole, kõigil on ju samad plaadid peal, see on automatismid, mis on nagu meile siin kodeeritud siia alateadvusse, need lihtsalt käivituvad kõik, sest et me ei ole ju osanud muud moodi nagu suhelda, on ju. No vot sellepärast mind on päästnud need hetked, kui ma olen võtnud, ma ei tea, mingi koht või ruum või matt, kus iganes, lihtsalt istudes ja muidugi usk, mul on alati usk midagi kõrgemasse jumalikkusse, jumalasse, kõiksusesse, mis on ka minu sees see ühendus, et on olemas, et see on mind ka aidanud, et see on sellele, et muidu vaatlusega tunned ma ei, et nagu oled täitsa üksinda, tead selline, kuidas seda seletada, eraldunud et aga see on ju see vägijõud, me oleme unustanud, me ei ole lihtsalt mingi lihtsalt inimesed, me oleme palju suuremad, keha on reaalselt tempel, see on, kui juba iidsetest aegades koheldi Egiptuse ajal juba, ma vahel töö käigus olen näinud iga nagu keha on jumalik reaalselt. Siis kui sa hakkad mõistuse analüüsima, siis see nagu kaob, aga siis tekib selline appi, kui võimas see kõik on ja kuidas meid pannud uskuma, et see on, me oleme siin mingi tööloomad ja nagu tulime, ma ei tea, mida siin ainult kannatama. Aga tegelikult elu on palju lihtsam. No jälle kõik on jälle mõistus, aga see ikkagi ilma selleta, et sa nende sisse ei vaata. Iga koht, kus elus näitab, sa vaatad nagu, mis sa tahab mulle näidata. See võiks olla täitsa ju igapäeva inimese nii-öelda enese monitooring või enese reflektsioon, mis on nagu normaalne selline intelligentsi osa või selline hügieen. Inimese hügieen. Ja täpselt, mitte ainult et see on nagu esmane hügieen, et meil on nagu seda millegipärast nagu peetakse kuidagi seda sisemist hügeeni või sellist enesereflektsiooni, enesevaatlust, sisevaatlust peetakse tihtilugu minu jaoks natukene nagu ebaõiglaselt selliseks puhuks või uhuuks või mingisuguseks vaimlemiseks või millekski selliseks. Aga tegelikult on see ju üks intellekti osa. See, et sul on sisemine maailm tegelikult ju, mis ju loob selle välismaailma. Universum lausa. Siit seest hakkab see kõik peale. Et et see on nagu veel kõrgem nagu teadvuse looming. Ja kui sa nagu selle läbi nii-öelda naksad või kräkid, et kust kohast see kogu sinu reaalsus, mida sa näed, saab alguse. Ja kui sa seda läbi sisemise puhastumise nagu siis muudad, eks ole, ja juhtima õpid, siis oled sa alles see maailma kuningas või maailma valitseja, oma maailma valitseja. Igal ühel on meil oma kujutluse ruum ja film siin käimas, mida me siis nagu loome. Et see võiks olla nagu ütleme, et sellise inimese hariduse osa ja see võiks näidata inimese haritust. See puhtus
sisemine puhtus ja ma ütleks, toit on ka üks osa olnud minu need kõik need meeleolud ja kõik see kontakt, et see on ka üks teema olnud, kus ma sellega ka tegelen. Selle, et mitte see on ka ju automatism, kõik programm, et kui see oli ka üks taotlustest mul olnud see toitumisega, see see mõjutab ka meie meeled ja kõik hormonaalsüsteemi ja kõik väga oluline. Et just see teadlik toitumine, mis keha vajab, mõni ütleb mulle üks meil tuttav, tema ütleb, et tema ei saa aru, mis keha vajab, et kuidas see niimoodi käib. Kuidas seda seletada küll? No vaata, see ongi, et kui mida puhtam vist kuidas sina seletaksid, kuidas sa saad aru, mida sinu keha vajab? No näiteks, et kui mina küsin sinu käest. No seal on nii palju asju mängus olnud, mida mitu nüanssi. Üks asi on olnud, kui ma palju igast asju, siis lõpuks ma ei saa aru, ma lihtsalt võtan igasuguseid toite, mis mul ei ole vaja, kuidas öelda, üleliigsed sellised mitte teadlikult, lihtsalt võtan, söön küpsis, šokolaadi, kõik järjest. Keha ei ole puhas, siis ma nõuab rohkem, sest ma enam ei saa aru, et see mitte, et mina tahan, vaid see sama see, kes minu sees nimetaks parasiidid või mis iganes seal võib. Mina lihtsalt tunnen, mida puhtam keha, seda puhtam teadvus, seda puhtamalt sa tajud, mis sul vaja on. Ja lõpuks ma olen näinud ja tundnud, mul on see kindlasti võimalik, aga see on jälle see on nagu valik, et lõpuks sa sööd siis, kui su keha vajab. Sa ei mitte niimoodi, et 3 korda, siis mul on olnud paanika, nüüd ma ei ole sõna söönud, mis nüüd on. Ja sa ei kujuta ette, sa ju märkad, mis sul peas hüppab. Ja ma olen hakanud sööma, mul on olnud inimesed ütlevad lihtsalt, et mingi programm näeb ette, et siis tuleb süüa sellel kellaajal ja võt täpselt seda, mis siis, et sul pole kõht tühi, seal on nagu jumala palju energiat, on ju, aga ei, sul on mingi programm ees näiteks, on ju, et see on ka huvitav, et ja siis 3 korda päevas peab sööma näiteks, on ju, aga tegelikult millal sul kõht tühjaks läheb ja mida sa siis sööd? On oluline ka, on ju, et see on nii individuaalne lugu, jälle kehatarkus. Aga see ongi, kui sa pole puhas, kui tõesti su teadvus või su füüsiline keha on nagu nii öelda siis vaevatud mingisuguste protsesside poolt, ta ei saagi enam sulle nagu õigeid sõnumeid edastada, ta isegi ei saa edastada seda, et sul tuleb isu, aga see on mingi hormonaalne langus, tegelikult on sul kehas väga palju ressursse olemas. On. Ma olen praegu on see üks ka, ma vaikselt nagu liigun nagu lihtsalt iseenest, mitte et ma mingi siht. Ja sul on lahe, sul on taotlused, väga kihvt, et sa tood välja, et mul on siis ma tunnen, aga ma ei ole saanud, sellest ei ole aidanud, sellest tunnest, teadmist, lugenud miljon, ma raamatut palju ei loe, aga see, mis on, mul on raamatutega ka niimoodi, mulle meeldib spontaansus, ma lihtsalt võtan ja siis täpselt see on mul vaja. See tuleb, on ju. Ma olen ostnud mingi raamatu 5 aasta pärast sain aru, miks ma selle ostsin. Lihtsalt seisis. Nii palju sellised, mulle meeldib see intuitiivne see taotluse asi on ka see, et ega siis ju, kui sa selle taotluse nii-öelda seemne paned, et ma olen nagu aastaid jooga nidrat praktiseerinud ja juhendanud, et minu üks selline õpetaja on jooga nidra olnud ja öeldakse, et siis kui mitte midagi muud ei teostu, siis jooga nidras öeldud taotluseks on kalpa nagu teostub alati. Aga nüüd seda psühhosomaatikat või seda nii-öelda siis seda ajaliini, et kuidas need asjad siis manifesteeruvad, on hästi huvitav, sellepärast, et nagu sa ütlesid ka, et kui sa selle taotluse nagu paigutad, eks ole, siis hakkab alles nagu sinu reaalsus hakkab alles neid oksi ja puid
ära koristama Ja, sinu ja, nii teelt ongi. ja õpetama sind, et see sinu vaim oleks nagu sinu energia oleks nagu sellel sagedusel vastu võtma seda, just aga nii sa on, pole jah. ju sellel sagedusel, sellepärast see pole su ellu tulnud. Või siis tahab seda soovi ego, aga siis, kui sa oled piisavalt puhas, sa saad aru, miks sa seda ka ei saanud ja jumal tänatud. ja just nii täpselt ütlesid, nii on olnud ja lõpuks just avaneb see koht, see aeg, kus sa nagu liigud ja see õpetajad olukorrad. Just, ja see juhtub ja pärast, kui see kõik juhtub, manifesteerub, siis see on nagu tavaline asi, oled sa täheldanud, kui see juhtub kõik, et siis sul, kui sa alguses seda soovid, siis see on selline tunne, et issand, kui mul see oleks, no issand jumal küll, mis ma siis kõik ära teeks, ma oleks nagu maailm, kõik maailm oleks korras. Ja siis oleks ideaalne. Ma ei tahaks rohkem mitte midagi, siis oleks täiuslik. Ja siis, kui sa selle saad, siis see on nagu ei olekski mitte midagi erilist juhtunud, sest sa oled selle nagu nii neutraalseks ära vabastanud. Öeldakse, et kõik, mis sul selle suhtes on, selle asja suhtes nii hea kui halb, see tuleb kõik ära vabastada. Ja mitte jää millessegi kinni, seda ma õpin ka. Ma praktiseerimata seda Atma-Kriyat, seal on üldse, ja loen need püha. Tuleb lihtsalt tegeleda Bhagavad Gitat ja ma saan aru, et see ei ole kõik idee, aga alati on valik. Igalühel on oma tee. Igalühel on oma tee ja saad valida. Võimalusi on ka palju, et saad valida. Ja igalühele tuleb oma asi ja täpselt see, mis nagu tema sellele vastuvõttu võimele vastab ja mõnele hingamine ainult, mis tants näiteks väga naistele eriti. Ja igalühel on oma mingisugune, et selles mõttes me oleme siin, kes nagu sellele eneserealisatsiooni teel nii-öelda nagu käivad, et ühelt poolt me oleme nagu sama suunaga, aga igalühel on mingid oma nii-öelda mänguasjad, millega me sinna nagu jõuame, praktikad ja distsipliinid on ju, et ja need ka muutuvad omavahel, mis on nagu tore, aga kui me räägime, siis me saame aru, millest me räägime, eks ole, et me räägime ju nagu suhteliselt ju ühest ja samast asjast on ju, mis siis, et mina teen omi asju on ju ja sina teed nagu omi asju, et see mõtle, kui üht asja teha teeks selliste, niimoodi me inspireerimegi teineteist ja lihtsalt leiad sellise viisi suuna, mis sind nagu paneb nagu, teed sa tunned seda impulssi sul siit, minul on siin kohe hakkab nagu ma mõistus isegi kui veel ei saa, ei tohi, ei nii võitleb vastu, aga võt süda, mul on olnud ka taotlus aastaid ja kogu aeg just, et palun, et mul, sest ma tean see aeg, kus me peame lihtsalt elama südame järgi ja see on olnud aastaid, et rohkem ma olen öelnud, okei, rohkem, mitte kohe korraga ju ei ole veel, aga ja aina rohkem ma elan südame järgi. Kuule, aga meil on nüüd nii palju jutustada olnud, me võiksimegi jääda ja kindlasti me jutustame veel, meil on nii palju, mida nagu omavahel jagada, oma kogemusi ja taipamisi ja kõike muud. Aga nüüd seekord paneme punkti, kuid enne kui me lõpetame sinuga selle fantastilise kohtumise, ma tahaksin, et sa jagaksid neile, kes praegu juhtuvad kuulama ja vaatama meid, et kus sind leida, kui keegi tunneb, et ta tahaks lähemalt sinuga tuttavaks saada selles mõttes, et võib-olla sinu teraapiasse tulla, et mida sa teed ja kuidas sinuga ühendust saaks inimene võtta? Jah, ma ise olen massaažiterapeut 18 aastat, kindlasti olen selles olnud. Erinevaid praktikaid teinud, õppinud ja keha on mul nagu ma rääkisin, olnud minu jaoks väga oluline siin materiaalses maailmas, et hing saaks ennast teostada. Ja minuga taotluseks ja vahel kui seda taotled, sa juba see oled ja seda juba teed, aga lihtsalt tuleb iga kord tegevusega, sa nagu lähed sügavamale ja arened. Mul on olnud ka taotlus alati inimest samamoodi juhatada oma keha ja hingega kontakti
et see ärataks seda, et mitte, muidu me tihtipeale see maailm, kus on hästi palju tehniline, et mitte kaduda sinna, vaid pigem tulla oma hinge tarkusesse, kehatarkusesse, seda ja siis elada seda, milleks ta siia tuli. Ma ise olen, teen seda ja ka minu taotluseks on inimestesse äratada ja igaühega nagu töö käigus on olnud erinevalt, inimesed on kogenud nii palju, kui ta ise valmis on. Teete intuitiivselt massaaži ja kui on kutset ja tunnet, siis teen hetkel kodus. See on selline hea hoitud ruum. Ja kuhu inimesed sinule kirjutaksid sellest soovist? Kas Facebookis Arignas massaažiteraapia on seal Facebookis. Ja seal on kõik olemas, saab ka tutvuda. Üldiselt teen sellist intuitiivselt, et kunagi ei tea, et mis seal. Ma võin vahel, kui mõistusega mõtlen nii, ma teen nii ja siis tegelikult nagu öeldakse, et Jumal teab. Et see lihtsalt nii on. Väga tore. Aga aitäh sulle, Arignas. Aitäh sulle. Praegu me teeme siin ühe pausi ja järgmiste juttudega jätkame järgmisel korral. Väga tore oli. Aitäh sulle, Arignas. Aitäh usalduse eest, et sa mind kutsusid. Ja ma sain ka need endale ka need kinnitused ja vastused läbi sinu, nagu me alati nii käibki. Täpselt. Aitäh sulle. Aitäh. Aitäh sulle, kuulaja. Me kohtume jälle inspiratsiooni juttudega Arignasiga täna. Jätkame Arignasiga mõnikord. Mina olen Terje Mander. Mina teen ka sedoona vabastavaid meetodeid. Õpetan, teen natukene kliinikut, aitan inimesi ja just sisemise oskuste tehnikaid aitan lihvida, et just see sisemaailm oleks rikkam, kõrgem, et me saaksime oma elu nautida suuremal, täiema, rõõmsamana, nagu see on. Aitäh sulle!